Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Ela tennisetähtedele kaasa Telia live-kanali vahendusel. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi VTA turniiride mängud terve aasta otse. Lisaks poolfinaalid ja turniiride finaalmängud. Vaata ja ela omadele kaasa Telia live-kanalil. Tere tennisesõbrad! Järjekorras 13. Matšpalli podcast läheb eetrisse pühapäeval 22. septembril. Meie tänaseks külaliseks on Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint ning tänaseks teemaks maailma tennise juhtimine, sest Allaril on juba kohvrid pakitud, et homme startida Lissaboni, kus toimub Rahvusvahelise Tenniseliidu üldkogu ja valitakse uus ITF-i president. Tere, Allar! Tervist! Minu kaassaatejuhina endiselt koha sisse võtnud Riho Kallus. Tervist! No enne kui ITF-i teemadeni läheme, võtaks võib-olla kiirelt üle päevakajalised teemad. Teema number 1 ilmus järjekordne Delfi TV Matšpallisaade. Olete kõik näinud seda? Mina olen, jah. Rääkis rannatennisest ja Davis Cupist. Aitäh väga äge saade oli. Sulle, Allar, ka, et tegid natuke kaastööd meile ja paar kaadrit on ka seal sinu omad. Teema number 2. Ma ei tea, kuidas teil, aga minul tennisefännina on küll kuidagi natukene tühi tunne, kui Anett ikka mitu nädalat ei mängi. Olete tundnud ka kuidagi... oleks siis, et Kaia mängiks või ütleme ka viimasel ajal Jürgenil ei ole väga hästi läinud, et hetkel on kõigil suhteliselt kurb seis. Eks ta nii on, aga teistpidi tuleb vaadata, ma arvan, positiivselt ja aasta on olnud tegelikult pikk ja ma arvan, et nii palju kui Anett ka ise kirjutas, on ta kohe tagasi tulemas, nii et varsti saab jälle kaasa elada. Jah, nii palju kui Anett siis kirjutas, et US Openil ootamatult haigestus, pidi käima haiglas isegi mingid protseduure seal tegema. Allar, tead sa midagi rohkemat, mis viirus või on nüüd sellele jälile saanud kuidagi või? Pean tunnistama, et ei oska ise midagi rohkemat lisada, et nii palju, kui nad ise on välja öelnud, et see on nagu kogu info, mis olemas on. Aga Aasias turniirid juba käivad. Naomi Osaka sai karjääri alles 4. turniirivõidu, kui võitis enda sünnilinnas Osakas finaalis Anastasia Pavlyuchenkovat. Soulis, kes meil seal Soulis võitis? Guangzhous võitis Sofia Kenin finaalis Samantha Stasurri ja Soulis meile kõigile hästi tuttav tšehhitar Karolina Muhova võitis finaalis samuti meile tuttavad poolatari Magda Linetti. Ja tänases Peterburi meestefinaalis kohtuvad kell 16.30, ehk siis selle ajal, kui me seda saadet salvestame, Danil Medvedev ja Borna Djoric. Danil Medvedev on jõuliselt pildile tõusnud. Kuidas teile tundub? No kindlasti. Eks ta sai kuhjaga enesekindlust US Openilt kaasa ja kasutab seda ära sellist head hoogu, et ka eelmised nädalad enne US Openit, eks ta Cincinnati võitis ja kus ta võitis, et see on ikkagi tema jaoks nii-öelda kõrghetked praegu. Sa ise nägid ühe teise noore talendi matše vist koha pealt Kreekas. Nägid sa Tsitsipase mänge ka Davis Cupil? Tunnistan, et isegi väga ei näinud, et küll käisin mõnda punkti piilumas, aga eestlased mängisid samal ajal ja hoidsin ikkagi poistele pöialt seal. Aga meie poisid, mis mulje jätsid? Arvan, nad võistkonnana tegid ära selle, mida neilt oodati, et jõudsid nii-öelda teise grupi play-offi. Eks see on, ma arvan, kõige tähtsam. Ja eks tasemelt ka nii Kennet kui ka Kristjan, kes sai ühe mängu küll mängida, neil on vaja selliseid mängi just natukene kõrgemal tasemel, kui nad ise on ja näidata see koht kätte, et mida tuleb teha, et edasi minna. Ja teise grupi ülemineku mängu tabelid loositakse 3. oktoobril Londonis. Nii on, jah. Ja see palett, kes meil sinna vastu võib tulla, on vist päris lai kogu maailma. See on väga kirev praegu, jah, et järgmisest aastast on siis kogu maailm koos, ehk ei ole enam ei Eurogrupp ega Euro-Aafrikat, vaid kõik grupid siis, maailmagrupp, esimene grupp, teine grupp mängivad nii-öelda globaalselt. Et seal on siis meile lähematest riikidest Poola, Läti,
Bulgaaria, Taani, Gruusia, Kreeka, Aafrikast Keenia, Tuneesia, Egiptus, Maroko, Zimbabwe, Ameerikast El Salvador, Guatemala, Paraguay, Jamaica, Puerto Rico, Costa Rica ja ookeanist veel Sri Lanka, Süüria, Vietnam, Hongkong, Filipiinid ja Indoneesia. Kas ütleme, et me saame siin Indoneesia või El Salvadori, kas meil odavam ei oleks seda ise korraldada? Eks nendega toimubki loos, et kes korraldab ja kes peab sõitma, et eks ta on üht ja teistpidi, et sinna sõita kindlasti ei ole võib-olla kõige meeldivama ka poistele, et ta on ikkagi väga pikk reis ja sisuliselt võtab sult ära nii eelmise nädala kui ka nädala pärast turniiri, et kodus teda mängida on oluliselt lihtsam. Riho, kui Guatemalaga toimub Davis Cupi üleminekumäng, kas Matchpalli podcast on kohal? Noh, kindlasti jah, aga ma tahtsin öelda seda, et minu arust on see eurooplaste suhtes kindlasti väga palju ausam, et me oleme seda maailma edetabelit näinud ja teame, et Euroopa riigid on kõik tennises suhteliselt tugevad ja osad need grupid on ikkagi palju nõrgemad, et ma usun, et see tabel hakkab olema palju ausam. Selles mõttes ma pooldan seda kindlasti. Et eks ta nii-öelda lennumiile annab kõvasti juurde ja võtab seda aega nagu vähemaks taastuda ja puhata, kuid spordi mõttes on ta kindlasti ausam, jah. Oktoobris loositakse, millal mängud toimuvad? Minu teada veebruaris. Veebruari teine nädal järsku. Et siis tuleks mingi soe riik saada, et poistel ka laagri eest kirja läheks? Laager kirja ja lihased kondid soojaks. Seal on üleminekumäng nüüd ainult üks mäng, jah? Üleminekul on üks ja siis nii-öelda võitja pääseb teise gruppi ja kaotaja mängib siis kolmandat. Noh, jääme siis ootama. Räägime nüüd sellest, kuhu sa minemas oled. Homme võtad tee ette ja lähed Portugali? Jah, tuleb minna. Et ITF-i aastakoosolek iseenesest väga tähtis, et 4 aastat on möödas, kui president on olnud pukis ja valitakse uus president, uus juhatus. Praegune president siis sai pukki 2015, on mul õigus? 2015, jah. David Haggerty, ameeriklane, ja kandideerib tema ka uuesti, aga enne, kui me neid kandidaate vaatame, mul on sulle, Allar, üks isiklikumat laadi küsimus, et kõigepealt üks fakt. Aastal 2017 oli ITF-i presidendi aastapalk 569 000 eurot, mis teeb kuus 47 000 ja natuke peale. Miks sa, Allar, ei kandideeri? Jah, ma ootan, kui ta natuke ikkagi tõuseb, et asjal nagu mingit tulu ka oleks, aga et noh, eks kui vaadata neid tänaseid kandidaate ka, siis ju elukogemus on üks kindel argument, mis neil kõigil on võtta. Neil on olemas teatud ütleme, taust ka nii tennises kui ka ärimaailmas. Ja eks need sellise ametikoha käivad ikkagi kaasa, need sellised poliitilised mängud ka natukene, et ma olen ise õppinud, et ma väga ei ole selline ühest küljest nagu poliitik või taha nagu ise poliitikat teha. Aga no sa kandideerid ikkagi varsti? Aga varsti, jah. Küll tuleb see elumuutus ka teha. Aga juhatusse teoreetiliselt on väljavaated olemas kunagi saada? Juhatus on ikkagi vähe laiem ja selles mõttes lihtsam, jah. Et juhatus vist valitakse ka uus? Jah. 13 liiget vist, kui 14 tegelikult on juhatuses, jah. Praegu on 13 liiget, sest üks nii-öelda arvati välja vahepeal. Seal arvestatakse geograafilist asukohta ka või? Jaa, sealt on igast maailma osast on kust 1, kust 2 on nii-öelda miinimum ja teatud maksimumarv on ka olemas, et seda isegi ma nüüd peast niimoodi 100% ei tea, kuidas see jaotumine on, aga jah, iga maailma osa peab olema esindatud. Milline see päevakava seal Portugalis on? Mis seal veel arutatakse? Noh, eks enamus loomulikult läheb selliseks enne valimisi veel kerge propaganda tegemiseks ja seda nagu heas mõttes, et mitte et siin lipukesi lehvitatakse, aga eks iga kandidaat, nii juhatuse kui ka president oma tahab veel oma argumente presenteerida ja rääkida väga palju. Et eks see on nagu peamine teema, aga loomulikult on ka Davis Cup, Fed Cup on
kindlasti ühed ITF-i sellised prioriteedid, suur muutus ju eelmine aasta ka, kus siis maailmaliiga muutus läbi sellega esimene, teine grupp, eks ja ütleme, ma arvan, see muudatus läks ka läbi tegelikult väga, väga väikese hääle enamusega siis, et mis vaja oli, et kindlasti on seal ka väga palju küsimusi nii mõnegi rahvusel tekkinud, et mis, kuidas ja mismoodi edasi. Kas meil on ka mingeid küsimusi või me oleme rahul selle formaadiga? No ma arvan, mis juhtus, oli see, et maailmaliigaga on raske olla võib-olla meil rahul või mitte rahul, et me oleme sellest ikkagi mõne aasta kaugusel, et aga see, mis ma arvan juhtus nagu allpool ja ka meiega, et me tegelikult ju teises grupist kukkusime 3. läbi siis edetabeli kasutamise, mida enne ei ole kasutatud, siis ma arvan, et see oli väga läbi mõtlemata. Mis tehti, kuidas tehti ja kuidas nagu neid rahvusi mõjutab. Et selles mõttes kindlasti ei saa olla rahul. Kas selle 3. liigasse kukkumisega me kaotasime ka rahaliselt midagi? No ütleme, natukene küll, jah. Natukene küll. Aga ma arvan, see ei ole nüüd prioriteet number 1, et ja ma olen rahasummad ei ole seal nii müstiliselt suured, aga lihtsalt selline võistluselt kadus vähemalt selle hetkel nagu võistluslik või võitluslik printsiip ja tõsteti lihtsalt edetabeli alusel, mida ma arvan, väga paljud rahvused ei ole kunagi vaadanud või ei tea, kus nad asetsevad läbi selle siis teatud gruppides. Kas järgmise aasta osas on selgus selles mõttes olemas, et kui me pääseks nüüd sinna teise gruppi tagasi, et siis jälle seda edetabelit ei vaadata, vaid me olemegi seal teises grupis? Ma nüüd pead anda ei julgeks, sellepärast, et eks nad on täna ikkagi veel sellises ülemineku hetkes, kus nad proovivad nagu aru saada, et mis juhtub siis, kui. Aga praegu nagu kõik märgid näitavad, et see nüüd sportlik printsiip taastati või taastatakse. Juba me pääsesime nii-öelda play-offi, läbi selle saame mängida play-offi ja pääseda ka teise liigasse, kus on see sportlik tulemus jällegi prioriteet. Et miks mitte, et mis seal nagu räägitakse või öeldakse, et võib-olla tekib mingisugune kvoot näiteks nii Euroopa riikidele kui ka teistele maailmajagudele, et see paneb võib-olla mingisugused piirangud peale, aga mine tea. Räägi või palun lühidalt ka, mis seal maailmaliigas siis muutus. Ma saan aru, et toodi nüüd mingi finaalturniire ühele nädalale kokku, mingi hunnik meeskondi ja lõpuks siis segitatakse finalist välja või kuidas see välja? Siis Davis Cupi finaalturniir mängitakse ühe nädalaga, ühes asukohas, 18 riiki, 16 pääseb see on siis 8 oli juba olemas nii-öelda eelmise aasta tulemuste põhjal, 8 jõudsid läbi eelringi või esimese ringi kohtumise ja 2 tükki on siis wildcarti, kelle siis ITF valib. Ja jah, eks see ongi see muutus on 3 korra pealt, mis riigid mängisid eelmised aastad, on nüüd sisuliselt kas 1 kohtumine või 2 kohtumist aastas. Ei ole võimalik, väga paljudel riikidel ei ole võimalik mängida nii-öelda kodus, ehk siis sul on ainult see korraldaja maa, nii-öelda ühes kohas on võistlus. Ja see on võib-olla üks, mida sellised pikkade traditsioonidega Davis Cupi riigid kergelt ikkagi ootavad tagasi, et oleks võimalik, oleks oma rahvusvõistkond tuua koju mängima. Mis sa sellest wildcardi süsteemist arvad? Äkki me valmis olema novembris? Mängime minema? Sellel novembril mitte, seal wildcardid on valitud, aga eks ma ootan kõnet, et järgmist novembrit ette valmistada. Wildcard võib siis tõesti teise 3. gruppi ka minna? Vähe usutav. Olen lugenud ja kuulnud, et ka Fed Cupiga on mingid muudatused plaanis. Tead sa nendest midagi? No, põhimõte on tegelikult sama, mis Davis Cupigagi, et nii-öelda 1 finaalturniir, 1 korraldaja. Natukene suurendada võib-olla seda mingit hetke sellist tähelepanu ja publiku huvi ka, sest mingis mõttes on tõsi, ta natukene hajub aasta peale ära, sul on mitu kohtumist, su kunagi ei tea, kas sul mängib kaasa nii-öelda tippmängija või ei mängi, ja ka tegelikult seekord ei ole see
tippmängijate osalemisprotsent nüüd ülikõrge, sest lihtsalt see nende Davis Cupi mõttes siis see nädal on selline tobe peale Londoni Mastersit kohe, kus siis tippmängijad tegelikult tahaks hooajal lõpu teha ja puhkama minna, peavad nad mängima veel Davis Cupi, et aga eks ta ole näha, kuidas ta oma sellise koha saavutab sinna, et rahalisi vahendeid on nii mängijatele kui ka alaliitudele juurde toodud, sama, mida tahetakse teha ka Fed Cupis, eks ikkagi mängijad oleksid rahaliselt motiveeritud, kuid jah, ütleme, Fed Cupi mõte tuleb siis olema enam-vähem sama, mis ta praegu Davis Cupil oli. Kas võib arvata, et seal Portugalis veel midagi räägitakse Eestile nii-öelda käega katsutavat peale selle Davis Cupi ja Fed Cupi? Käega katsutavad, ma arvan, et ega seal väga palju muutusi kui sellist ei tule rohkem, et ja sellist käega katsutavat Eesti jaoks ma küll ei näe, et rohkem seal oleks, et eks need finantsid, nii nagu aasta koosolekul ikka tuleb üle vaadata ja heaks kiita ja järgmise aasta eelarve, et nii-öelda need kohustuslikud punktid tuleb läbi käia. Aga eks ta on ikkagi 200 rahvust tulevad kokku ja jällegi selline kohvitassi taga saab päris paljusid asju, ütleme, kontakte luua, et mine tea, võib-olla tulevikus on mõni neist kasulik. Kokku vist on ITF-is 210 liiget, ma lugesin, aga seal on B-klass, kus seal on meie, kus on 147 koos meiega ja C-klass, kus on 63, kus on väikeriigid. Kes on hääleõiguseta? Miks selline vahetegemine? Miks meie oleme parem kui Vanuatu või Afganistan? Sisuliselt on igal riigil on ka õigus ja võimalus ennast siis upgrade'ida, kui jällegi aastakoosolek lõpuks kinnitab selle ja ka juhatus nendele sellega alguses nõus on. Et miks nii on, eks ta kuskilt ajaloost hakkab ühest küljest peale ja teiseks ju tennis kas või 50 aastaga on väga palju ka geograafiliselt ju arenenud, et kui palju ka väga suur osa on ka ITF-il sellest, kes siis eriti Aafrika riikidesse üritab nii-öelda sellist toetust ja raha jagada, et seal ka tennis ellu ärkaks ja ma ei tea, kui palju see mõistlik on või mitte, aga vähemalt geograafiliselt ta kindlasti kinnitab kanda väga palju. Ja mine tea, eks võib-olla 3, 4 või 5 aasta pärast on nii Vanuatu kui ka mõni muu riik ka juba hääleõiguslik. Aga presidendivalimiste juurde tulles, siis nagu juba öeldud sai, siis David Haggerty kandideerib uuesti. Olen ma õigesti aru saanud, et favoriit uuele presidendi kohale on iirlane Dave Miley, sest tema kampaania tundub olevat kõige aktiivsem ja meedias on tema nimi ka kõige rohkem kõlama jäänud. No, ütleme, et eks seal, ma tean kindlasti, et David Haggertil, praegusel presidendil, on taga siis oma agentuur, kes tegeleb propagandaga ja agiteerib siis rahvast. Samamoodi ka Dave Miley kasutab agentuuri, väidetavalt isegi seda agentuuri, kes teostas ka Brexiti kampaania, et ma ei tea, on see hea või halb, aga väidetavalt on nii. No eks see valimis selline debatt või diskussioon on ikkagi ju kogu aeg ja sa pead olema pildil ja pead nii-öelda endast teada andma ja kindlasti on nendel kandidaatil, kes tulevad uutena, siis see on võib-olla selline hädavajalikkus nagu tõestada ja näidata, et mida nad tahavad saavutada, milleks nad võimelised on, et raske on nüüd öelda, et Dave Miley oleks väga suur või kindel liider nagu selles mõttes, et eks nad täna kuuldes nende enda või kandidaatide häälte lugemist, siis kõik arvavad, et nad on põhimõtteliselt võidumehed. Aga mis on võib-olla Dave Miley pluss on see, et ta tuleb väga, väga sügavalt tennise seest, ta on ise mänginud, tema vanaisa on tennist mänginud, olnud Iiri Davis Cupi kapten ja ta on ise olnud ITF-i töötaja pikka aega. 25 aastat vist. Just, 25 aastat ITF-i töötaja, ehk siis sellise
development osakonna või arenguosakonna juht ja väga, väga paljude vähemalt sellise viimase 20 aasta tennise muutuste või muudatuste taga. Et selles mõttes on ta kindlasti teatud võib-olla eelis. Aga jah, aga eelis võib-olla pigem ka rohkem sellise nii-öelda tennise inimese ees, aga eks siin kokku tulevad ka väga palju sellised ütleme inimesed, kes ei tegele igapäevaselt tennisega, et nii nagu tavaline juhatus välja näeb, eks ole, et ka meie president ei ole iga päev tennisega seotud, aga ta on tennisest teadlik. Kandidaat number 3 on praegune ITF-i asepresident Indiast Anil Khanna. Temal vist tundub olevat Aasia hääled taga. Kus sa tead? Räägitakse, ta ise väidab. Nagu ma ennem ütlesin, nad tegelikult väidavad kõike, et neil põhimõtteliselt on kõigil hääled koos juba, et ma arvan, et ei peagi võib-olla minema sinna Lissaboni üldse, et nad saavad ise seal hakkama, aga no mine tea, et Dave Miley tegelikult on ka täna ju osaliselt töötanud siis tennis Aasia jaoks, Hiina tenniseliidu jaoks. Samamoodi on tal väga, väga tugevad sidemed nii Austraalia kui ka Jaapaniga, et see saab huvitav olema. Ma võib-olla kui eelmine valimine oli David Haggerty ja Anil Khanna kahekesi seal enamjaolt, siis oligi nii-öelda natuke enne teada, et nad on tõenäoliselt ikkagi nemad kaks, kes on seal viimaste hulgas, siis et võita presidendi koht, siis seekord, ausalt, ma isegi ei julge ennustada, kes sealt lõpuks võitjana välja tuleb. Ega eelmine kordki Khanna sai 192 häält, Haggerty sai 200, kelle poolt Eesti hääletas? Anil Khanna. Miks just tema? Mis toona nii-öelda kaalukeeleks sai? Tegelikult rohkem selline võib-olla finantsid olid üks pool, mis või kui üldse finantsidest rääkida, siis ju ITF ei ole väga, väga tugev olnud toetama rahvuslikke alaliite ja küll David Haggerty tõi nii-öelda selle Davis Cupi ja kosmoseraha läbi, mille toetused natukene suurenesid ja loomulikult on ta suutnud ka Grand Slami turniiridelt nii-öelda raha rohkem välja pinnida, aga sellel hetkel vähemalt Anilil oli väga, väga selgem visioon, et kus see raha peaks tulema, mida tegema peaks, et ehk see oli selline võib-olla kaalukeel kindlasti üks osa. Ja 4. kandidaat, kelle vaadetest ja kampaaniast ma väga palju sotti ei saanud interneti vahendusel, on Tšehhi tenniseliidu president Ivo Kaderka. Mis mees tema on? Ivo on ka üdini tennisinimene. Selles mõttes tennisinimene, ta on olnud 25 aastat ka vist umbes niimoodi Tšehhi tenniseliidu president. Ja väidetavalt väga palju see, mis Tšehhi tennis on toimunud, on tema süü olnud. Et kõik need Fed Cupi tiitlid ja ütleme läbi selle nii-öelda mängijate areng, mängijate hoidmine, mängijaks kasvamine, kogu see Tšehhi süsteem on tema käe all välja arendatud, et teda peetakse nii-öelda ikkagi väga, väga paljuski Tšehhi tennise, kas nüüd just isaks, aga vähemalt väga suureks toetajaks. Kelle nimega ümbrik sul seekord taskus on? Ütleme nii, et tõenäoliselt mõne eurooplase, aga ma tunnen nii Dave'i kui ka Ivo väga hästi ja ma arvan, et nad mõlemad oleksid väga head kandidaadid. Et ma arvan, et see viimane kõks tuleb teha seal koha peal, et kes peale jääb. Sa tenniseliidu juhatusega ei pea läbi arutama, kelle poolt hääl läheb või saad ise otsustada? Eks meil ei ole küll sellist nii-öelda läbi arutamist olnud, aga
aga Enn on kõikidest kandidaatidest ka teadlik ja selles mõttes on ta andnud mulle vabad käed, et kelle poolt hääletada. mis need peamised teemad on, mida uuelt presidendilt oodatakse, millele see kampaania on suures osas keskendunud? Eks väga palju on ka eelmine või ütleme siis praegune president ju ja väga suur väljakutse on ühendada täna või ütleme siis lähemale tuua üksteisele 3 organisatsiooni, ITF, ATP ja VTA. Et kogu selline mängijate arendamine ja mängijatesse investeerimine on olnud ju ITF-i pärusmaa ja nii-öelda rahvuslike alaliitude. Ja ka Grand Slami riigid sinna juurde, ATP ja VTA ja Grand Slami riigid on siis nii-öelda korjanud tegelikult selle koore, et rahad on seal, mängijad lõpuks mängivad seal, see on nende töö, nende lepinguga nii-öelda seotud ja ma arvan lihtsalt ütleme siis näidata ka või panna ka need organisatsioonid aru saama, et tegelikult kogu see töö ja kogu see vaev nähakse ära allpool, et seda natukene rohkem välja tuua ja kindlasti ka toetada. No Maili üks põhilisi lubadusi on see, et tema tahab, et tennisega elataksid ennast ära 700 meest ja 700 naist. ATP ja VTA tabelitest väidetavalt praegu teevad seda ainult 350 meest ja 250 naist. Kas see võib olla Eesti jaoks üks argument, miks tema poolt hääletada? Või kui tõsiselt seda lubadust tohiks üldse võtta? Ma arvan, et see on kindlasti ka järjekordselt üks tähtis osa, et ma arvan, me kõik räägime ju Grand Slami mängijatest ja top 100 on meie jaoks nii ajakirjandus kui üldse rahva hulgas ju A ja O, et kui sa seal oled, siis sa oled keegi, aga tegelikult täna ka 300, 400 ja ka 500 mängija on tegelikult ju professionaalid. Nad on professionaalsed mängijad, nad on hädavajalikud meie jaokski. Rääkimata 7. sajandast või 8. mängijast, et tulles tagasi Fed Cupi, Davis Cupi juurde, me tahame võistkonnad välja panna, meil on vaja neid mängijaid, et kui neid mängijaid ei oleks, siis oleks väga raske ka võistkonda välja panna. Ehk tekitada ka sinna, kas on siis 700 koht või 800, 900 või on see 500, tekitada neile ütleks sellised elamisväärsed tingimused, et nad suudavad oma ikkagi tööga nii-öelda leiva lauale tuua, et nad ei peaks mõtlema selle peale, kus saada igaks hooajaks eelarve täis, et üldse võistelda. Et kindlasti on see tähtis osa sellest, et kas ta nüüd nii-öelda hääletamisel mingiks kaalukauseks saab, et see on omaette küsimus, aga eks ka praegune president ju tegelikult üritas alustada midagi, kuid keeras tegelikkuses natuke asja pea peale. Sa mõtled seda punktisüsteemi muutust? Punktisüsteemi muutust ja edetabeleid, mis lahku löödi, mis võib-olla on natuke emotsionaalsem küsimus, aga kogu seda punktide kaotamist ja tegelikult ka välja öeldud, et neil ongi vaja ainult, või nii ATP kui VTA poolt tegelikult ka välja öeldud, neil ongi vaja ainult 700 mängijat. Mis selle punktisüsteemi muutuse eesmärk oli? Kas see toimus kevadel ja nüüd augustis pöörati umbes eelmiseks tagasi? Ei, see muutus aasta algusest. Aasta algusest, jah? Aasta algusest ja eesmärk ütleme jällegi väga palju asju on mida me ei tea võib-olla, aga väidetavalt siis ka ATP ei olnud nõus sinna madalamatele turniiridele punkte andma. Ehk siis midagi tuli nagu välja mõelda selle pealt, et mis seal toimuma hakkab ja lahendus oli selline, et ITF siis genereeris ise enda edetabeli, enda punktid, sellise feed-up süsteemi, kus siis ka noored said turniiridele peale ja läbi selle ITF edetabeli saadi peale ATP turniiridele, challengeridele. Aga see ennekõike muidugi ei meeldinud mängijatele
ja turniiri korraldajadki näitasid oma vastuseisu sellele, ehk siis läbi selle, et ma arvan, turniiride hulka kukkus võib-olla 20-30%, mis tähendas seda, et mängijad ei saanud nii palju mängida, kui nad oleksid tahtnud. Ja tabeleid vähendati, ehk seda mängijate hulka tegelikult tõmmati väga palju koomale. Kas meie eestlastena tegime ka mingit kisa siin? Ma arvan, et kõik nagu kisasid või kõik nagu küsisid, et kas see on ikka nagu päris õige nii-öelda otsus, et või kõik natuke kahtlesid selles, kuigi ITF ikkagi läks alustas sellega ja läks sellega nii-öelda lõpuni läbi ja nad ise uskusid küll väga, et turniire ei kao ära, mis on tegelikult oligi see nii-öelda pudelikael, et sul ikka, tabelid läksid nii või naa väiksemaks, aga kui turniiride arv ka kukkus, siis juba läbi selle lihtsalt mängijatel ei õnnestunud mängida kaasa turniire, ja samamoodi ka meie Eesti mängijad, kes täna õpivad ülikoolis, sisuliselt pool aastat ei olnud neil võimalik midagi kaasa mängida. Aga kas nüüd on siis päris endisel kujul kõik tagasi? Minu arust praegu on ju ka ITF ja ATP edetabelid lahus. Hoitakse lahus küll, jah, kuid selles mõttes on lahus, et turniiridele ikkagi enamalt mängijad valitakse ATP tabeli alusel, ehk see prioriteet on ATP tabel. Tabelite suurused ei ole kvalifikatsioonis veel nii suured, ütleme, nad ei ole nii-öelda lahtised, et korraldaja ei või teha ükskõik mis suurusega tabelit, et nad on piiratud ikkagi, kuid natukene suuremad, kui nad ennem olid. Ehk siis rohkem mängijaid saab mängida. Turniiri arv ei ole taastunud nii-öelda peale otsuse väljakuulutamist, mis tähendab seda, et ikkagi päris suur osa mängijaid on nii-öelda ilma mängimata või ilma tööta või ilma potentsiaalse tööta. Mitte, et nad väga palju raha teeniksid seal, aga lihtsalt nad ei saa mängida, kui neil ei ole seda võimalust. Ja väga palju on ka öeldud, et milline alaliit üleüldse mõtleb selle peale, et vähendada mängijate hulka, et alati ikkagi mõeldakse ju suurendamise peale. Aga eks seal ka seespoolt olid teatud põhjused, nii ka võib-olla sellise bettingu ja selle teemadega seonduvalt, kuid tegelikkuses võeti ikkagi väga paljudelt mängijalt ära võimalus üleüldse mängida professionaalsel tasemel tennist. Et bettinguga selles teemas, et hakkas kihlvi ja pettusi väikestel turniiridel rohkem esinema? Ega ju jällegi keegi väga täpselt ei tea, kui palju neid seal on, kuid eks midagi ikka toimub, aga eks tennis on selline spordiala, mille peale, eks ka muud spordialad tegelikult, kus kihlvedusid on ja keeruline on võib-olla tennises neid kokkuleppeid kahe mängija kellegi kolmanda osapoole vahel enda välistada. No see kihlveo pettused on ka üks Smiley kampaania selliseid punkte. Saan ma õigesti aru, et ITF saab panustamisfirmadelt raha, et arendada oma skoorisüsteemi, mis omakorda toodab jällegi seda kihlveo pettuse tõenäosust? Nii on jah, et selline tobe olukord, et iseenesest on väga äge ju, et täna ju sisuliselt igalt tenniseturniirilt on võimalik live skoori näha ja näha, mis su lemmikmängijad teevad, et teisest küljest on see tekitanud sellise olukorra, kus on võimalik servi, punkti, mis iganes asja peale kihla vedada. Sa oled, Allar, ka Euroopa Tenniseliidu juhatuses vist juba 2 aastat olnud. Jah. Mille poolest see Eestile kasulik on, et sa seal käsi vahel oled? Eks ta kindlasti natuke rohkem viib Eestit nii Euroopa kaardile kui ka maailma kaardile, et see on, ma arvan, kindel, et aga ega ma miljoneid ei ole nagu õnnestunud ei Euroopast ega ITF-ilt nagu rohkem saada, et selles mõttes ta ei ole nüüd mingisugune töö või koht, kus on võimalik ühele riigile rohkem kasu saada,
aga pigem selline natukene mainekujundus teistpidi ka aidata kaasa kogu tennise arengule, et aga teistpidi jällegi Euroopa Liit on väga palju sõltuv rahvusvahelisest alaliidust, et ega me üksi seal otseseid otsuseid teha ei olegi võimalik, et pigem suuremalt osalt läheb energia Euroopa tennisetuuri korraldamisele ja kooshoidmisele ja arendamisele, et see on selline Euroopa Tenniseliidu lipulaev. Ehk siis Euroopa ITF-i turniiride graafik? Ta on Euroopa Tennis Europe'i turniirisari. See on see noorte on 12, 14, 16. Aga mis teemad seal juhatuses veel hetkel nagu laual on? Viimane kohtumine teil oli vist seal Pariisis või? Jah, oli Pariisis, jaa. No ega väga palju on nii-öelda sellist asjade ülekäimist, et vaata, et nad toimiksid. Vaata, millega me tegelikult Euroopa Tenniseliit natuke alustas ja ma arvan, me oleme ühest küljest alles teeme esimesi samme koostöös Tšehhi alaliiduga, et mängijatel on võimalik ütleme siis Euroopa arenguriikidest mängijatel on võimalik käia seal treenimas ja saada võib-olla rohkem sellist Tšehhis jah, paremat treeningvõimalust mõnele paremat sparrimisvõimalust, et täna see on 3 korda aastas või 3 nädalat aastas. Ma arvan, et päeva lõpuks ta võiks välja kujuneda ikkagi selliseks üheks võimalikuks tsentraalseks treeningkeskuseks, kus on võimalik käia treenimas, et ma arvan, et see on päris paljudele rahvustele ja ka eestlastele tegelikult on see teatud osas väljakutse, et mingis vanuses sul ikkagi ei jätku neid treeningpartnereid koha peal, et ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks nii mõnigi mängija on läinud tennisakadeemiatesse. Kas meilt on ka keegi sinna Tšehhi läinud? Jaa, me oleme nüüd, see on nüüd 3. kord tuleb septembris, nüüd kohe järgmine nädal ka. Ja 3 korrast 2 on Eesti mängijad olnud kohal seal, jah. Saad sa nimesid ka välja tuua, on nad mängid, kes on Eestis pildil? Ja üks on näiteks Oliver Ojakäär on üks 14-aastane poiss, kes tegelikult tuli ka ju, Markus Möldriga tulid Euroopa meistrivõistlustel pronksile paarismängus. Ta on vahepeal oli top 20 tennis Euroopa edetabelis ja kindlasti selline üks mängija, keda tasub ühest küljest jälgida, teisest küljest aega anda, et ta areneks. Ta on vist hetkel 14-aastane või 14 on, jah. Mis tema taust on, kust ta pärit on, kust ta pildile on tulnud? Tartu poiss Martin Karise tenniseklubist. Eks ta, aga ma nüüd väga täpselt ei tea, mis põhjustel ta tennist hakkas mängima, minu teada vanemad ei ole tennisega seotud olnud, et ma arvan väga hea, et ta valis tennise ja ta vaikselt on tegelikult astunud edasi kogu aeg, et ta ei ole nagu kuskil põmaki läinud, et mis minu jaoks on nagu väga positiivne, et tavaliselt need väga kiired arenejad, mingi hetk tekib selline keeruline olukord ka neil, et palju stabiilsem on või palju parem on minna stabiilselt edasi, et ta igast nii-öelda arenguetapist läbi käia ja võtta sealt maksimum. Et eks ta nüüd kohe hakkab mängima ka rohkem 18 aastast ITF-i tuuri, jällegi uus algus, mitte lihtne kindlasti, et mängijad on või vastased on suuremad ja jõulisemad, et tulemuse peale kindlasti ei tasu seal nagu rõhku panna, vaid võimalikult palju mänge saada ja kogemust saada. Maailma tennisest rääkisime, Euroopa tennisest rääkisime, tuleme nüüd meie enda tasandile, Eesti tennis. Siin ju ka tulemas üldkogu oktoobris. See on küll treenerite oma, aga meie aastakoosolek on ikkagi kevadeti, võtame juuni alguses. Aga kodulehelt jäigi silma, et mingi laevareis tehakse, see on see treenerite oma? See on treenerite oma, jah. Me lähme treeneritega ja oleme laeva peal, räägime natukene tennisejuttu ja vaatame pool päeva Stockholm Openit.
millest meil rääkida on ja millest me rääkima peame? Ma arvan, et rääkida on paljustki ja ma ütlen alati, et tennis on nagu, kõigil on praktiliselt üks eesmärk, et kõik tahavad saada paremaks ja kõik tahavad nii-öelda tippu jõuda, aga eks neid teekondi on jällegi ka hästi, hästi erinevaid ja igalühel on oma mingi külje pealt mingi oma arusaam ja mis on positiivne, et aeg on näidanud ja ajalugu näitab, et mängijatele ei sobi nii-öelda üks kindel lähenemine, vaid kõigil on teatud oma nõksud ja kes sobib kellegagi paremini kokku ja nii edasi, kuid ma arvan, et pigem on see rohkem selline kogemuste jagamine, mitte kellegi õpetamine. Ja natukene ka enda siis liidu tasandilt seletamine ja näitamine ja tutvustamine, et millega me tegeleme, et alla 10 on üks projekt käsil treenerite mõistes ja tahaksime alustada ka 14 vanusega sellist liidu tasandi siis projekti, et natukene mängeid kokku tõmmata on üks pool sellest, aga tegelikult ma arvan, et suurem ja tähtsam pool on treeneritele kogemuste jagamine, ütleme siis nii. Et koolitada siis läbi mõne välisspetsialisti? Jah, just. Oskad sa juba öelda ka, kes meile siia koolitama tulevad? Ei oska veel öelda. Meil nii-öelda 100% ei ole käed löödud, kuid põhimõttelised ideed on teada, et kellega me tahaksime ja kuidas me tahaksime edasi minna. Aga kuna veel kõik ei ole lukus, siis võib-olla nimede välja ütlemine on natuke liiga vara. Praegu vist Tallinki keskuses toimuvad ka mingid koolitused, on kuskilt silma jäänud Facebookist? Jah, oligi nüüd 2 päeva oli see alla 10 koolitaja oli meil siin ja 3 päeva on olnud 14 vanuse selline koondise laager, kus siis üks Iiri treener rahvusvahelise alaliidu poolt saadetud on siin ja eks ta põhimõtteliselt on see, mida me tahaksime nagu ütleme siis järjepidevamalt teha, et inimene väljaspoolt, kellel on kogemus teatud mängijatega treenimisel ja tegelemisel, et ta tuleb ja jagab seda kogemust edasi meie treeneritele ja läbi meie treenerite siis mängijatele. Kui suur see Eesti treenerite kogu on? Treenerite kogu, kes sinna laevale tulevad? Laevale meil on 80 treenerit tulemas. Tennisetrennid nendel päevadel jäävad seisma Eestis? Ei, tennisetreeningud ei jää seisma, et kõik lapsevanemad, kes kuulavad, siis kui teie treener läheb õppima ja koolitama, siis lapsed võivad ikkagi trenni tulla ja mängida, et ma arvan, et see osa on ka üks, mis tänapäeva ütleme siis lastel ja lapsevanemal on väga, väga kindel, et nad tahavad kogu aeg, et keegi oleks neil juures ja hoiaks käest kinni ja tegeleks, et eks päeva lõpuks on ikkagi laps see, kes õpib tennisemängu selgeks ja treener on see, kes teda saab maksimaalselt aidata, kuid vahepeal peab ka natuke iseseisvalt tegelema. Kuidas vist hakkab vaikselt lõppema see tasuta tennisetrennide kuu? Mis vastukaja sellele oled saanud? Mitmed korda see üldse toimus? Riho, seda täpselt mitmed korda on? Ma äkki arvan, et 6-7. Sa oled Riho seotud sellega? Kunagi rohkem, jah. Kunagi rohkem, jah. Aga ühest küljest on ta mingisuguse sellise koha saavutanud sügisel. Ehk sügis on, ütleme, septembri või poolest septembrist, september on see, kus siis ka lapsed otsivad nii-öelda endale uusi väljakutseid, uusi treeninguid, kuhu minna, mida teha. Ja tennisekuu on tegelikult mingisugune selline raamistik klubile, mis aitab tal siis neid lapsi kutsuda, et eks ikkagi ju suurema töö peab ära tegema see klubi, et on see tennisekuu raames või mitte tennisekuu raames, et ta otsib, käib koolides, lasteaedades, pakub nii-öelda võimalust tulla tennist mängima ja ma arvan, et läbi enda nii-öelda hea tegevuse ja
ja oma sellise initsiatiivi see laps siis võikski jääda tennist mängima, et mitte ainult see tänase tennisekuu mõistes 8 tasuta tennisetreeningut. Olete statistika ka teinud läbi selle tasuta kuu, mitu protsenti trennidesse jääb? Või kui suur see arv on? Ma arvan, et see on võib-olla kõike kokkuvõttes keskeltläbi selline 20%, kes jääb, et eks ta on loomulikult ideaal on see, et kõik jäävad. Aga ilmselge on ka see, et esiteks tennis ei sobi kõigile, ta võib-olla ei haaku siis selle lapsega nii hästi kui mõne teisega. Ja loomulikult tulevad seal ka ju muud sellised logistilised probleemid ja kõik asjad, et kuidas see laps ikkagi päeva lõpuks jääb seal tennises käima ja kindlasti on tähtis ka lapsevanema selline, finants on igal pool tähtis, et see ei ole ainult tennisega, et kindlasti tennis ja ka muu profispordina on kindlasti kallis, et see siin ei olegi midagi öelda, aga harrastusena tennist mängida, ta võib olla natukene kallim kui jalgpall, kuid ma sügavalt loodan, et Eesti riik on ka piisavalt tugev, et toetada heade töökohtadega lapsevanemaid ja et tennis ei jääks nagu sellepärast kuhugi, kellegi mängimata. Kas tennisitrennide maksumus on ka otseses sõltuvuses hallide arvuga? Täna ma ei ole seda veel välja lugenud kuidagi, aga kas ta nüüd hallide arvuga on seotud, sest täna meil ikkagi see kvantiteet või number hallide mõttes on ju olemas, et ja tuleb veel neid siin, et Peetris, ma saan aru, avatakse kohe tennisehall ja et väljakutest nagu otseselt teatud kellaaegadel puudu ei ole. Aga mis ma ütleksin, et võib-olla siin natukene ka halli omanike südametunnistusele koputada, et mida nad väga palju ka ju tegelikult teevad, kuid võib-olla võiks olla veel seda sealtpoolt sellist nii emotsionaalset kui ka finantsilist tuge selles mõttes, et pakkuda nii klubidele kui ka parematele noortele rohkem mänguvõimalust, et eks ta küll, et 2-3 korda nädalas tennist käia mängimas, julgen öelda, et kannatab ära enamusel. Aga kui tuleb 20-25 tundi väljaku peal olla, siis ta muutub natukene kallimaks. Riho, sina oled natuke rohkem Eesti tennisega seotud kui mina. On sul veel mingeid teemasid, küsimusi hinge peal? Pidime ju Allarit praadima korralikult. Ja võib-olla kuidagi lihtsalt olen pääsenud. Ja võib-olla küsiks noorte tennise koha pealt Eestis, et kuidas sa hindad seda arengut ja millised on perspektiivid praegu ja mis Eesti Tenniseliit teeb ja toimetab noorte tennisega? No, kui rääkida sellest, mida me teeme, ma arvan, et esiteks tennis on pikk sport, või ütleme, et sport üleüldse on pikk, eks ole, kui sa lõpuks tood oma lapse 6-7 aastat tennise juurde, siis 10 aastat rahulikult käia ja siis vaadata, mis see tulemus on, et sellepärast öelda, eks sama 10-aastastega või 10-aastaste treeneritega või lastetennise projekt, mida me täna või see aasta alustasime, et selle vilju või tulemus tegelikult näeb, arvan, et 5 aasta pärast ja sealt edasi, et enne on üleüldse millestki vara rääkida, et ja tegelikult ka, kui ma räägin siin 14-aastase projekt, et tegelikult täpselt sama pika vinnaga. Et need on need asjad, mis me nagu liidu tasandil alustaksime ja teeme ja eks me oleme neid ka ennem teinud, aga võib-olla me tahaksime natukene sisukamalt ja järjepidevamalt teha. Aga eks siin on, nimetasime Ojakäär, siin on veel mõned
mõned nimed, sama Alex Mändmaa võib-olla ja Katriin Saar, eks ole, et selle vanuse tüdrukud, eks ole, kes jah, nad on, kui võrrelda Anetti ja Kaiat samas vanus, siis nad on natukene maas edetabelikohtadega, kuid nagu ma ka alustasin, et me räägime alati siin top 100-st ja kui sa seal ei ole, siis sa ei ole mitte keegi, siis ma arvan, et see on väga, väga selline kitsas selline nägemine või et tegelikult täna need mängijad, kes jõuavad ka top 3, 4 või 500 sisse, on väga, väga head tennisemängijad ja ma loodan esiteks, et täna nii-öelda noored mängijad üldse proovivad pääseda sinna, proovivad ukse lahti lüüa kõigepealt 500-ndaks ja siis 400-ndaks ja siis 300-ndaks ja ka Grand Slamile, et see on pikk tee, on üks asi. Ja ma arvan, et see ongi selline esimene nii-öelda soov või unelm on see, et nad prooviksid. Ja kui nad proovivad, siis on näha, kellest tuleb, kellest ei tule. Et kui me liiga vara loobume, siis kindlasti ei tule. Kindlasti neid, kes proovivad ja käivad, neid on ikka kõvasti juurde tulnud. Ma mäletan, et aasta 2010, kui alustas SEB Tallinki tennisetiim, siis oli niisugune Eesti esimene ja teine reketorid võib-olla, kellel olid seal tennise Euroopa rankingud ja 4., 5. juba väga vähesed käisid väljas, et täna ma arvan, ma julgen väita, et seal on vähemalt 20 nime, kellel on edetabeli kohad Eestist igas vanuses. Jaa, see on väga positiivne ja see oli, ma arvan, väga, väga hea selline algatus, et rohkem nii-öelda seda rahvusvahelist võistlemiskogemust ka kaardile tuua ja lauale tuua, et nad mängiksid ja käiksid ja näeksid, et kuidas ka mujal mängitakse, panevad ennast proovile, et see on väga, väga tähtis. Ja ma arvan, et nüüd oleks vaja ka nii-öelda see 19–23 vanus, mis tegelikult Eesti spordis on ju üleüldse väga selline kriitiline, et ka seal oleks vaja, ja ma ütlen, mitte ainult tennise mõistes, vaid ka tegelikult teiste spordialade mõistes midagi nagu rohkem toetavamat tuua, et nad jääksid ja prooviksid ja mängiksid, et see on väga nii-öelda kriitiline vanus. Hakkab see päris sport. Jah, et täna vaatad neid Medvedjeveid ja Rubljovi ja kogu see ka Tsitsipas, eks ole, et kogu see sats, et ma isegi imestan, et nad on väga kiiresti tegelikult läbi läinud sealt, et seda pole ammu olnud, aga sellist generatsiooni, kes nii kiiresti jõuab nii-öelda noorteklassist meesteklassi tippu, on ikka väga, väga harv nähtus. Aga mis mõtted selles osas siis liidul on, et meie Saared, Kaulid, Ojakäärud, kõik need nooremad selles vanuses nende kaduma ei läheks? Eks meie asi on neile näidata ja hoida nii-öelda neid spordi juures läbi selle, et meil on olemas koht või nii-öelda on olemas koht, kes neid ootab trenni tegema, on olemas treenerid, kes neid aitavad ja motiveerivad. Ja kindlasti on ka olemas teatud finants, et aidata neid võistlemas käia. Ja loodetavasti tuleb sinna otsa ka tulemus, eks ole, et mis on ka ju tegelikult motiveerib või näitab, et nad on õigel teel. Et kui tulemus jääb kasinaks, siis kindlasti tekivad kahtlused, et kas see on ikka õige asi, mida ma teen, et see on see teekond täna, et kus me peame mängijale sellise hea keskkonna tekitama, et kus ta võib, mõtlesin, et siin ka keskuste nii-öelda uksed lahti lüüa ja neid oodatakse seal ja pakutakse neile võimalust trenni teha ja neil on olemas treenerid ja treeningpartnerid. Kas see, et meil oleks oma top 20 mängija on Tenniseliidu jaoks prioriteet number 1 kõiki neid projekte alustades? No me oleme iseenda jaoks võtnud eesmärgi, et me suudame läbi oma tegevuste mängija aidata 200 sisse. Ehk
me näeme, et selline 21-2 on nii-öelda kõige ideaalsemalt võiks ta olla top 100, ehk ta saab hakata mängima siis Grand Slami kvalifikatsioone ja sealt edasi on ta natukene võib-olla mingis mõttes nagu keerulisem või teistpidi seal oleks vaja veel selline teatud hüpe teha või teatud upgrade siis sellele kogu süsteemile, et võib-olla ütleksin, et Anett on nagu selles mõttes nagu hea näide olnud, et ta ei ole küll nii-öelda tenniseliidu süsteemist kuskilt pidi otseselt tulnud, eks ole, et ta on oma käiku käinud või oma sellise programmiga ja oma treeneritega ja ise leidnud oma tiimi, kuid tegelikult tema oli ju ka see, kes ka üsna kiiresti tegelikult läks noorteklassist naisteklassi tippu, aga ka siis ikkagi väga sellise individuaalse lähenemisega. Et kui me suudame mängijad aidata sellise poolindividuaalse lähenemisega top 200 hulka, siis sealt edasi peaks ta olema kindlasti individuaalsem, mis tähendab seda ka suuremaid väljaminekuid, kuid teistpidi ka suuremaid sissetulekuid. Aga mehed, 55 minutit on märkamatult möödunud meie podcasti algusest. Vist kuidagi lihtsalt pääses Allar vist? Allar oskas väga ilusti vastata kõikidele küsimustele. Hätta ei jäänud. Ei saanud konksu otsa Allarit, jah. Aga selle podcasti jooksul sain siis vahepeal sellise uudis, et Kaia Kanepi võistleb järgmisel nädalal Portugalis 60 000-sel ITF-i turniiril, on seal esimene asetus. Ja Anett saime vist aru, et üritab Moskva või Lints. Moskva või Lints, jah. See on siis oktoobri teine nädal. Jah, teine nädal või kolmas nädal. Aga selge, president saab meil valitud 27. õhtuks või hommikul juba? 27. lõunaks peaks olema teada. Ja Riho, sina lähed ka varsti soojal maale mingit laagrit tegema? Käivad jutud? No loodetavasti jah, oktoobri lõpus on plaan minna. Tahaks minna Allariga koos ka Davis Cupi vaatama veel võib-olla novembrikuus. Räägi sellest laagrist ka lähemalt nüüd. Räägi paar sõna laagrist. On sul kasuta platvormi? Tulge kõik. Saate ATP mängijatega koos oma oskusi lihvida. Kes seal on? Hispaanias. Esimene põhiline korraldaja on Hans Podlipnik Castillo, kellega me oleme siin juba ka tuttavad. Et seal on ka teised ATP mängijad, nii et nimeliselt? No nimeliselt ma ei tahaks veel praegu neid nimetada, sest seal on natuke lahti, et kui palju need osalejad seal kokku on, aga kõik on sellised tegevmängijad. Aga suur see seltskond on, kellega sa tahad sinna minna? Ka veel on tegelikult lahtine, et see seltskond tõenäoliselt on kuskil seal 20-40 inimest. Aga kellel rohkem huvi, siis kas või meie meiliaadress tennis@delfi.ee, kuhu ootame ka lugejate küsimusi, ettepanekuid, kommentaare. Julgeme lubada, et oktoobri alguses läheb eetrisse järgmine matšpallisaade. Me veel ei ütle, kes seal osalevad, aga hoiatame, et asi läheb päris sügavamõtteliseks ära ja räägime natukene tennise psühholoogiast. Aga aitäh, Allar, aitäh, Riho! Aitäh, väga tore oli. Kena päeva jätku teile! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.